Nii, nüüd ma võtan su endaga poodi kaasa, me elame kuskil seal, ma ei tea, kas sa näed, seal taamal on valged majad nagu nendest alla sinna nuka vahele, kus on, no üldse seal liiklusmärgi taga kuskil. Oleme meie ja siis see, kus ma koeraga enne jalutasin. Ja siin on, seal siis on see meie lähem pood, selle tänavu otsas, tänavu ristmikul, kus tänavu otsa saab. Ja nüüd lähme siis Aldi poole, aga mõtlesime, näitan sulle. Tervet teed ei näita, pole mõtet, aga natsa üle silla ka. Ja siin on aiamaad meil. Neil, kellel on soov rentida lisaplatsi. Ja siis on siin mõned lapsed. Aga näe, nii vaatad nüüd siukse näoga, et tuli Verber filmima. Aga näe. Ja siis on siin, nagu siis sa näed, roheline plats, kus kottmaa, roheline plats, mille eesmärgis ma täpselt pole aru saanud. Ma tean, et siin käivad koerad mängimas ja lapsed mängimas, koertelt õnneks koristatakse päris ilusti ära ikka. Seal natukene rohelisematel tänavatel on rohkem probleeme selle asjaga. Aga siukestel mänguväljakutel on edasi, või kõnniteede peal. Siin ikka üldiselt ei näe mingisugust jura. Ja seal käivad aiateid siis. Ma ei hakka neid otse näitama ka. Tead, kui mõnus on, kui kevad tuli. Ausalt. Mul on täiega koblaka sees sellest külmast. Täna ei ole tuult ka, mis on pehmelt ja suurepärane. Oleme sinna silla peale. Aldi on nagu mitu korda öelnud, meie vajast paarsada meetrit, mõnisada meetrit. Aga et huvitavam oleks, siis sinna otse ei saa, ma ei saa kõigil poole teed, me peame ületama silla pealt tee ja siis tulema teiselt poolt üle tee tagasi jälle. Et niimoodi on need asjalood. Aldi asub siin meie pool teed, aga nagu sa näed, siis on siin hekid vahel. Kui väga litsuda, siis saab sealt läbi hekki eemalt, on ju. Või siis saaks teoorias ju siit ka pressida. Aga ei sutta väga see. Näitan sulle eemalt Stone'i ka. Oleme Boltonis, on ju. See, kus me elamast. Kõikide teiste jaoks on see ka Stone, aga kohalike jaoks on see mingi väike vahel. Näed. Mõnja. Ausalt kevadel. Aga ma ikka väga kardan seda, et lubatakse lund ja tuult ja miinused jälle ja kõike muud kaunist. Siin läheb see liiklus hästi valjuks, aga ma ei tea, kas lasid vist kaugustada tule hästi välja, aga näed meie ilusat künklikku maastikku. Ma saan aru, paistab ilmselt siit video pealt suhteliselt lame, aga aiamaad. Ja me oleme siis kuskil seal. Nii. Aga näed, seal on põllud ja värgid ja maal oleme ikka meil. See on see lihtsalt siuke valjuhäälne, aga muidu oleme maal. Näe, vaata see. Hallkuubik on see, mille taga kuskil me jalutamas käisime täna koeraga. Et need kuubikud seal taustal. Ehk et täpselt teiselt pool meie asulat siis. Ja ma ei tea, kas suhte, ma ei tea. Kas ma saan oma võtki kuidagi. Need künkad. Küngaste vahel on lambad igal pool. Ja jääneesed. Ja seal kas sa näed metsa vahel paistab üks väike jupp rohelist, seal ongi Stone, see hakkab seal taga, selle võsa taga.
Ehk siis kuskilt siit majade juures loetaksegi juba vaikselt Stone algama. Mulle väga ei meeldi see sild, kui ma ütlen sulle ausalt, sest minu suhted kõrgustega ja sellise läbipaistva materjaliga ei ole just kõige paremad. Pealegi see sild sõna otsas mõttes tundub nagu vetruvalt jala all. Ma saan aru, et see tegelikult väga ei vetru, aga tunne on selline, nagu pontoon sillal pinniks. Kõik on meil roheline. Sellepärast mulle siin ka meeldib elada, et siit kuus hakkab minema, igal pool on roheline. Ei ole siukest rõvedat, lagedat uusarvest. Või näed, seal on mingisugune puupall lausa. No selline suur. Just ei paista ära, sul on reisikes. Reisi õhupall. Et Centeris, see, kus meie elasime ka rohelist, aga igal pool mujal oli suhteliselt siuksed rõvedad uusarenduse lageraia rajoonid, kus siin on ka neid, aga näiteks vähem, et siin on ka neid rajoone, kus isegi meist mitte väga kaugel, kus me ühte maja käisin vaatama, sest seal on oluliselt odavamad. Et sama suured, aga oluliselt odavamad. Et seal, kui sa satud mingisse tänavasse, kus iga inimese kõrguse puu või põõsa kohta on vähemalt 3 autot, et siis suhteliselt õõvastav tunne tekib ühel hetkel. Kus sa vaatad majad ja autod ja majad ja autod ja autod ja autod ja sõnaks ka isegi heki juppi sa ei näe, et ei ole mõnna. Kas siit paistab nüüd, et on künked seal taga. Väga tore on meil siin. Kui ma kaugemale kunagi lähen, siis ma näitan, mida kaugemale lähed, seda toredam on. Ja see eemal paistab Aldi ka. Aldi juures ma lähen jälle üle tee tagasi sinna kodu poole. Põhimõtteliselt on nii, et kui meil ei oleks majad seal meie koduaknast, põhimõtteliselt Aldi paistaks ilusti supsti sirgelt ära, aga seal vahel on mingisugune ehitustegevus praegu, kuhu tuleb väidetavalt veel 300 maja juurde. Ja siis ikka. Kellele seda muru ja heina ikka vaja on. Meile sinna pool kilti majast tuleb tohutu mingi megaparkla, mis on mõeldud siis see Pride parkla, siis mis tuuakse raudteelt, kus tõstetakse kaup maha ja lennukiga toodud kaubad ja edasi, et see vahejaam, kuhu siis on plaan teha automüüjate parkla, mis hakkab siis igapäevaselt hoiustama, ma arvan, 20 000 autot või mis ta oli, ja pluss siis muud kauba ümbertõstmise lahendused ka seal. Nii, aga vaikselt läheneme juba Aldikesele, sealt ma ostan vorstikest ja jogurtit ja võib-olla meil midagi toredat. Täna mul on India toitu kana on juba marinandis istub eilsest saadik, et täna on olemas, aga mõtlesin, vaataks homse ja ülehomse asju ka ja Aldisse tulin selle pärast, et esiteks ilm mõnus, hea on kõndida ja teiseks meie kohalik Coop või Coop, eks ole, Eestis öeldakse, on küll väga mõnna, aga hinnavahed on suhteliselt räigelt suured. Nii et Aldi tegelikult on oluliselt mõistlikum valik. Kas sa näed seal eemal, oota? Seal eemal üks nagu oranžist tellisest müür või sein. Sealt tagant me ka koeraga jalutasime enne. Ehk et me oleme ringiga teise külje pealt tagasi jõudnud siia. Või siia kanti. Sest nagu öeldud, sirgelt ei saa siin kuhugi. Võt nii. Ja siis väga oluline asi ka. Ahaa. Mis sa arvad, kui kaua Eestis seisaks seina peal selline asi, Enne kui mõni kaunis hingest kaak selle lahti monteeriks. Ma arvan, et täpselt sama kaua, kui seisaksid vana linna õunnapuutse suunad. Ehk et siis loetud tunnid. Nii. Aga nüüd mõtlesin tšaubak ka, sest et ma enam nagunii ei kuula siin helise asja.
head aega!